Tänases Eestis liigub ringi mitu tuhat arheoloogia huvilist, kes on endale soetanud metallidetektori. Enamik nendest on tõsised ajaloohuvilised, kuid paraku leidub neidki musti lambaid, kes löövad labida maasse, kas lausa kultuurimälestisel, rikkudes sellega otseselt kultuurikihti või kaevavad eramaal, kuigi omaniku luba neil pole. Näiteks Lääne-Virumaal pidas politsei hiljuti kinni 2 meesterahvast, kes detektoriga põllul ringi käisid ja neid huvitavat piiksu kuuldes kaevama asusid. Politseinikele väitsid nad, et omaniku luba on neil olemas. Seda kontrollides selgus aga, et mehed valetavad. Omanikul ei olnud põllul toimuva kohta mingit informatsiooni. Politsei võttis leitud esemed hoiule, vene keelt kõnelenud detektoristid aga läksid oma teed. Maa seest välja tulnud kultuuriväärtus on riigi omand, sõltumata sellest, kelle kinnisasjast see leitakse või kust ta välja tuli. Ja on ka päris täpselt kirjeldatud, mis selle puhul tuleb teha või õigemini mida ei tohi teha, kui selline asi leitakse. Ja see on toiminud ka siiamaale. Lihtsalt olud muutuvad, otsimisvahendid paranevad, huviliste hulk suureneb ja valdkond vajab praegu täpsemat reguleerimist nii heas kui halvas. No, kõige suurem probleem on selles, et detektor on vahend, millega leitakse asju, millest me midagi ei tea. Ja see informatsioon läheb kaotsi, kui selle vahendi tagajärjel siis midagi välja kaevatakse. Detektori kasutamine ise on ju valdkonniti üsna lai ja muinsuskaitset käsitleb ainult üks osa sellest. Nii et detektori kui otsinguvahendi keelamist muidugi meie praegu ette ei näe ja ei ole ka mõistlik. Kuigi metalliotsijaid keelata just ei taheta, on praegugi väljatöötamisel muinsuskaitseseaduse muudatused, mis seda ala peaksid täpsustama. Muudatused näeksid ette tegutsevate arheoloogia huviliste registreerimise ning vajadusel ka koolitamise. Mälestistel ja kaitsevööndites oleks aga detektori kasutamine keelatud. Asjaarmastajate endi sõnul taoline keelamine suurt efekti ei annaks. Nõndanimetatud musti arheolooge, kes ei põlga isegi ööpimeduses sõjahaudadel kaevata, see nii ei takista. On selliseid tüüpe, kes nii käituvad. On selliseid inimesi, kes selle peale vilistavad. Need on küll muidugi üksikud erandid, aga paraku on see, et hobidetektoristide üldisele mainele see mõjub väga halvasti. Ütleme, et must lammas, keegi, kes või tilk tõrva meepütis, alati võib sulle mee ära rikkuda, täpselt nii ta ongi. Seaduse kuulekad detektoristid on endale koostanud isegi eetikakoodeksi, mille lihtsaimad punktid on iseenesest mõistetavad. No esmane on ikkagi siiski seadused. Esmalt peab ikkagi selgeks tegema selle, et kus võib käia otsimas ja kus mitte. See on põhitähtis, see on primaarne selle juures. Alati tuleb mõelda sellele, et igal maatükil on omanik. Isegi siis, kui on tegu riigimaaga, tuleb alati jälgida seda, et ei oleks mingid piirangualad, kas siis vastavalt siis muinsuskaitseala võetud maastikukaitsealad, kus kehtivad mingid piirangud. Selline informatsioon on vabalt internetis saadaval. On olemas erinevad kaardiserverid, kus saab otsida, uurida. No, ütleme nii, et inimene, kes tahab sellega tegeleda, see leiab kõik need võimalused, kuidas nii-öelda ennast kaitsta selle eest, et ei tekiks seaduse silmaga mingisuguseid pahandusi. Üks võimalikke põhjuseid, miks riik püüab metallidetektori omanikke registreerima hakata, võib peituda selles, et kohtutest on käinud läbi mitmed lõhkematerjali ebaseaduslikku käitlemist käsitlenud kriminaalasjad, kus konfiskeeritud lõhkeaine pärineb maa seest leitud sõjamoonast, mis avastati just tänu detektoritele. Lisaks sellele on kohtust läbi käinud näiteks juhtum, kus arheoloogilistel kaevamistel õhtul töö lõpetati ja öösel sinna aardekütid ilmusid, rikkudes mälestist ja varastades üle 100 hõbeeseme. Kuid need on õnneks üksikud juhtumid. Tõeline ajaloohuviline annab olulistest leidudest muinsuskaitsjatele teada ning keelualadel ei toimeta. Oluline ongi mõista, et iga detektoriga põllul või rannaribal jalutav huviline ei ole automaatselt kurjategija.
mida toob aga tulevik, see on hetkel veel selgusetu.